Dash jätab asju meelde. Programm Tee kiisule pai. Selles videos saame teada, kuidas kasutada variables ehk muutujate sektsioonis olevaid erinevaid programmeerimisblokke. Eelmises osas saime teada, kuidas Blockly äpis õpetada Dashi tegevusi kordama. Nüüd saame teada, mis on muutujad ja kuidas neid oma programmis kasutada. Käivitame Blockly äpi ja loome uue projekti. Mina nimetan oma projekti Pat-a-Cat ehk Tee kiisule pai. Plaanin teha programmi, kus Dash ootab 4 korda, et talle pai tehakse ja iga kord, kui ma teen pai, teeb Dash kassi häält. Paide kokkulugemiseks kasutan muutujat. Muutujate juhtimisblokid asuvad variables ehk muutujate sektsioonis. Siin äpis on muutujad sellised hoiukohad, millel on puuvilja pilt ja mis aitavad meil programmi sees kuni 5 numbrit meeles pidada. Mõnikord me tahame seda numbrit suuremaks või väiksemaks muuta ja siis oskab programm seda meie eest arvutada. Teinekord jälle küsime, mis number parasjagu muutuja sees on ja siis saame selle jällegi teada. Võib teha isegi nii, et laseme muutujal meeles pidada, et mitu kraadi oli näiteks Dashi pea paremale pööratud. Teistsuguste robotite programmeerimiskeeltes võivad olla muutujateks ka tekstid või tingimused. Võtame variables sektsioonist järjest blokid set apelsin võrdub 0 ehk määra muutuja apelsin väärtuseks 0. Järgmisena võtame repeat while apelsin on suurem kui 0 ehk korda, kuni apelsini väärtus on vastavast arvust suurem. Ja korduse sisse võtame ploki change apelsin by plus 0 ehk muuda apelsini väärtust nii, et uus väärtus oleks vanast väärtusest vastava arvu võrra suurem. Häälestame apelsini väärtuse muutmise plokki nii, et apelsini vanale väärtusele liidetakse 1 juurde. Oi, äärepealt oleksime unustanud pai tegemise ja kassi hääle. Teeme nii, et pai tegemise ajal vajutame 3 täpiga nupule ja siis teebki Dash kassi häält. Võtame control sektsioonist wait for Dash top button bloki ja paigutame selle sinise korduse sisse. Vajutame blokile ja valime 3 täpiga nuppu. Nüüd võtame sound sektsioonis bloki animal Dash horse. Vajutame blokile ja valime hobuse hääle asemel kassi hääle cat. Saigi programm valmis. Testime nüüd, kas see töötab ka. Pane tähele, et kui ekraani vasakule üles ilmub programmi töötamise ajal 1 number, siis see näitabki, mis muutuja väärtus parasjagu on. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Ava Blockly äpp. Vali uus projekt ja anna sellele nimi. Tee Dashile programm, mis kasutab muutujat kindla arvu korduste kokku lugemiseks. Tee programm, mis töötab, kuni on 3 korda suurele valgele nupule vajutatud. Iga kord, kui vajutad nupule, lase programmil teha 1 heli. Muutujad on päris põnevad, kas pole?